peate vaatama üle. Mikker on tore, aga võt minuga ta täna koostööd teha ei taha. Kas te kuulete, kui ma räägin niimoodi? Ei kuule üldse. Töötab. Mul tuli selline spontaanne mõte, et kas olla pedagoog või mitte olla pedagoog. Öeldakse, et külaline on sinu kodus nagu taeva kingitus. Süda on ärev ja ühtlasi ka rõõmus üheaegselt, sest see kingitus on nii heldelt, lahkelt suur ja eks ikka selleks, et me kõik võiksime üheskoos olla. 25. õpetajate rahvatantsurühmade festivalil, mis sedakorda kannab pealkirja Südamega Pärnu rütmis. Tere tulemast! Tere olemast ja tere päevarõõmu loomast! Starditervituseks annan sõna selle maja Pärnu Maikooli direktrissile Silja Kikerpillile, kes oma valdused tänaseks toredaks päevaks meie kasutusse on andnud. Väga kuulus pianist Käri Lareteni on öelnud järgmised sõnad. Elu ei ole mitte see, mida sa elad, vaid see, kuidas sa seda mäletad ja sellest räägid. Vastas aulas on imeilusad peaaegu 25 vihikut, mis räägivad nendest haridustöötajate rahvatantsu pidudest, räägivad sellest kooskäimisest. Täna on see 25. Siin majas on 180 osavõtjat.
ma toon teile tervitusi 800 õpilasega 10-aastasest maikoolist ja olen äärmiselt õnnelik, et te minu majas tantsite. Miks? Sest ka minu majas tantsitakse rahvast. Kui lauljatele öeldakse pind okkas kurku, siis ma tean, et tantsijatele öeldakse pind päkka. Olgu see päkk teil suur täna ja pind hästi väike. Tere tulemast maikooli! Kord üks tere teile ja kindlasti sellesse päeva jagub neid teresid tulema veel ja veel ja veel, sest suurt jällenägemisrõõmu ja taaskohtumisrõõmu hüütakse kõigepealt ikka tere tulemast. Meie tänase festivali peakorraldaja, tantsurühm Ristikheim on väga hoolega mõelnud sellele, kuidas korraldada teie päeva toredasti. Ja selleks on välja pakkunud nad 3 toredat töötuba, õpituba, kuidas seda nimetada. Nüüd ma natukene räägin neist lähemalt. Nimelt ütleb Eesti vanasõna, et ilu ei panta patta. Loomulikult, aga iga eestlane, eriti naisterahvas teab seda väga hästi, et sisemist ilu veel ka välise säraga rõhutada saaks rohkem ja laval seda sära kauem hoida, vaat selleks on täna võimalus väike õpituba spetsialisti juhendusel teil kaasa teha. Ja selleks on Enda teatri grimmeerija Karina lahkelt valmis teid vastu võtma ja juhendama. Teine töötuba on kokku pandud lähtuvalt sellest, et meie maailm ümberringi toob sisse iga päev ärevust ja mitte eriti rõõmsaid sõnumeid, siis oleks hea aeg-ajalt minna sealt vaikselt oma meelerahusse ära. Kuidas oma hing, meel ja vaim viia rahusse, selleks viib teile läbi joogatoas väikese ekskursi õpetaja Juta. Ja õpetaja Juta on kohe nähtaval seal, hoidke tema lähedale, kes tahab meelerahusse minna. Nii, ja 3. õpituba on loomulikult lähtunud sellest, et meie vana ajalooga Hansalinn Pärnu on täis põnevaid toredaid paiku, mida oleks kaugemalt tulijal tore avastada. Päikegi on taevasse tulnud selle rõõmu suurendamiseks ja vaat selle töötoa viib läbi Ando. Mina olen Ando. Tema on praegu Ando, näete. Hoidke tema lähedale. Reageerib nimele Ando. Nii, need on siis 3 toredat õpituba, mida teil täna on võimalik külastada, osa võtta, targemaks saada. Ja läheme siis teekonnale. Tavaliselt sellises ruumis mis on võimla, hüütakse kiiremini, kõrgemale, kaugemale. Aga meie võiks täna seda loosungit kuidagi natukene muuta. Ja mis me võiksime siis teiega koos selle päeva stardil hüüda? No pakume välja rütmiliselt, muusikasse. Kuidas? Ja see kõik loobki kokku meil tänase festivali. Paneme siis rõõmuga, rütmiliselt, loovalt ja kokku, head kaasteelised, me kõik saame panustada sellesse, et täna sünnib tore 20
35. õpetajate rahvatantsu rühmade festival Südamega Pärnu rütmis. Aga läheme siis teele. Toredad päevad ja Postimeest. Meil on suur rõõm tervitada teid just selles linnas, Pärnus, kus esimest korda Eesti koidulauliku isa Papa Janseni eestvõttel ilmus esimene nädalileht, mis Eesti rahva lugejaks rahvaks tegi. 168 aastat on Pärnu inimeste südametele rütmi andnud oma uudistega Pärnu Postimees. Ja seda ikka usaldusväärselt. Aga lubage tervitada teid Papa Janseni poolt säetud luuleridadega esimesest Pärnu Postimehe numbrist. Tere, armas Eesti rahvas! Mina, Pärnu Postimees, kuulutama olen vahvalt teil, mis sünnib ilma sees. Annan teada sulle heas, et ka sinu rahvas teaks, kuidas kõik maailma maad elavad ja teevad. Hääd kaasteelised, nüüd on meil see au ja rõõm anda omakorda sõna Pärnu linna kultuuri- ja hariduse valdkonna abilinnapeale Ene Tähele. Tere, armsad õpetajad! Tere, armsad meie rahvakultuuri edasikandjad ja lastele edasiandjad! Suur rõõm on tervitada teid siin Eesti Vabariigi sünnilinnas Pärnus ja suur rõõm on näha, kui palju erinevaid ilusaid rahvariideid meil täna jälle taaskord Pärnus on. Ma olen äärmiselt õnnelik ja tänulik selle üle, et ma saan täna teiega koos olla, nautida rõõmsaid inimesi, nautida meie rahva tantse, meie rahva luulet ja kõike seda meeleolu, mida te endal südames kaasas kannate. Nii kaua, kuni tantsib kas või viimane meie õpetaja, nii kaua kestab see meie rahvakultuur ja meie meelsus edasi. Ja see on kõige olulisem, sest et elame me ju sellises riigis, mis on väike, armas meile, südames meile ja kandkem seda kõike endaga iga päev kaasas. Suur aitäh, et andsite võimaluse taaskord ka oma rahvariideid tuulutada. Kaunist pidupäeva ja aitäh kõikidele korraldajatele ja aitäh Mai koolile. Ilusat pidupäeva! Aitäh heade soovide eest!
ja ega siis midagi, nüüd ootab aga meid tore teekond tantsuplatsil. Ja nüüd kohe loetud hetkede pärast ongi meie ees esimene tantsugrupp oma jalga keerutamas. Ja esimeseks esitab meile oma tantsu naisrühm Mailane Pärnust, tantsuga Merepidu. Meri on ja meri jääb ja Pärnu ilma mereta ei ole Pärnu. Aga järgmine tantsukollektiiv on Palmikud meie ees tantsuga Ingliska.
omavahel. Esitab meile tantsu naistega. Tulge jagage meile samuti, ärge olge omavahel. Järgmiseks Viimsi õppside segarühm tantsuga Rannakolhoosis.
vanad atke kõrval mind tõi tuppa magama. Küll üle aia tahtsin siis ta kombel vaadata. Laps ootab kostis ta, see aeg on kirgel tulema. Aeg tuli maa ja mere peal silm mõnda seletas. Ei poolt nii armas olnud see, kui küla tänavas. Eesti keel on üks äraütlemata ilus keel. Temas on tohutult kaunikõlalisi sõnu, millest annab veel kaunima kõlaga lauseid moodustada. Neid sõnu on koguni nii palju, et spetsiaalne nõukogu pidi kokku tulema ja otsustama, millised need kõige ilusamad on. Üle oja mäele, läbi Oru jõele, kalli ema, hella soojust, jagub üle mitme põlve. Kuula, kulla külanaine, kuula külla tulnud vaime. Pöidlad pihku, pöial poisid ja nii edasi. Tõmbab silma niiskeks küll, kui ämber läks ümber või tilluke talleke tatsas tasasel pinnal üle huulte libistada. Eesti keel on üks ilusamaid keeli maailmas. Kuigi nad väidavad, et itaalia keel olla veel ilusam. Aga iga eestlane teab, et eesti keel on kõige ilusam keel. Põikame nüüd tagasi Janseni tänavast, kus oli meie Koidulauliku lapsepõlvemaa ja läheme edasi jälle tantsudega. Järgmiseks on meie ees kanapea keerutajad, kes esitavad folkloorikava Aleksandra Wais, Liblika Polka ja Kalamees. Olge lahked!
järgmiseks tantsib meile rahvatantsurühm Virvering, tants Inglis ka. Oma toreda tantsuga Vatsike. Right
lugu juuleb me, tuleme see nüüd, vaiksest ole minus, kui lugu juuleb me. Kas te seda teadsite, et meil siin Pärnus on õngemehed tegelikult aasta läbi jõe ääres, jõe peal ja samuti on põhjust jälle laulda ka neid laule, mida oma sägedas rütmis on teele saatnud üle Eestimaa Pärnust pärit kultuse bänd Kuldne Trio. Nii et, las minna! Heita päike, hetke palvus, teete Pärnu, kus meil rahvas valgub, üha Tallinnas sees. Ka Pärnu kallis istuda võib, rahatasku täis, õnnesaare täis, milleks otsid kaugelt veel. Kallis aega palju kauda teeb meie Pärn, teile hoida, Pärnu kalli arge õnn, kes on rahi. Õlle paari, rannad poole tuttav lõpp. Ka Pärnu kallis istuda võib, rahatasku täis, õnnesaare täis, milleks otsid. Ja nii vägevad kalamehed on meil Pärnus. Aga meie läheme jälle edasi tantsudega ja järgmiseks on meie ees tantsurühm Kuppari ja tantsuga Miia mäng.
tantsurühm Kilingi, kes tantsib tühja jutu tantsu. Kilingi, nagu nägite, saab tantsuplatsil väga hästi tühja juttu ajada. Ja edasi tantsib meile Maarja Kelluke tantsuga Kodu.
jaanipäeval. Siis, kui Eestis on teadupärast tavaliselt 29 kraadi sooja. Viljandis 5 kraadi, Sõrves 3, Pärnus 6, Tallinnas 5 kraadi, Mustvees 4, Kuusikul 1 ja Võrus 5 kraadi. Külla on lubanud tulla sõbrad, lihad on grillimiseks ammu marinaadi pandud, ilusa õhtu ootus ja igatsus on südant lõhestavalt suur. Aga teate ju isegi, kuidas selle Eestimaa jaanipäevaga ja loodusega tihtipeale on. No kuulge, selline ilm jaanipäeval ei peaks nüüd küll mitte kedagi üllatama ju. See on ju nagu traditsioon. No jaa, ei ole mõtet langeda depressiooni või haarata 2 käega südamest kohe, kui taevas rünkpilvi näete. No muidugi, ja ma saan aru, võib tekkida küsimus, et mis mu kartulisaagist nüüd saab. No või et oota, mu kaua oodatud puhkus lähebki nüüd tuksi või? Tühja temaga. Aga see mõelge hoopis helgema külje pealt. See meie kliima annab ju meile, eestlastele, võimaluse kõik oma tuksi läinud asjad taevataadi kaela veeretada. On ju? On ju, eks ole? Aga nüüd jätkame meie hoopis rõõmsamal tantsusammul ja meie ette astub tantsurühm Kuremari tantsuga Tuurit, tuurit. ja ootame meie ette rühma Kelluke tantsuga Lapsepõlve lugu.
allikab vete kristall, siis oli mu süda nii puhas, kui allikab vete kristall. Maailma idas säras mu silmis, kõik uhke ja õnnelik näis. Ma ei teadnud, et ööst maailmas on kaunimal hingedki täis. Ma ei teadnud, et ööst maailmas on kaunimal hingedki täis. Kui vesilik jalast nõelas, see oli minu ainukene oht, siis emake osavalt põldas ja terveks sai haavatud koht. Siis emake osavalt põldas ja terveks sai haavatud koht. Läinud on tööda, mina varaks ja väsinuks saan. Ei emaks see oskusse suuda, neist haavadest päästa küll mind. Ei emaks see oskusse suuda, neist haavadest päästa küll mind. Kui lapsena lustillal lumal, mina mängisin kaskede all, siis oli mu süda nii puhas, kui allikab vete kristall. Siis oli mu süda nii puhas, kui allikab vete kristall. Suur tänu Kellukesele ja palume meie ette tantsurühm Kiripai tantsuga Nõianeitsid.
sunnipalle. Üks iiri vanasõna ütleb, nii kaua kui keegi sind veel mäletab, nii kaua oled sa veel elus. Nõnda on ka ühe meie kandist pärit legendiga, kelle suurus ja imeline looming andis paljudesse südametesse soojust ja helgust ja kelle laulude kaja kaikus ja kaigub veel kaua-kaua üle mere Kihnu poolt. Kaugele, kaugele, kaugele. Noh, Terje! Sa mõtled, kui õusasti, kas tantsesid sa praegust? Jah, nõnda palju jõusatsidki inimesi, mõtlesid kõik ennast nii. Oi, tervist ja vaata see eestlase elu, see ongi valitselt vene ning kannatustega. Aga mõnda jõusat on poolnu ja vaata jõusam osa eestlaste tuhandete pikkusest aastase 35 tundki ju need rahvariided. Vaata neid tehesti kandes sai eestlane just nagu väge juure. Jõudis kannatada kõikidel pahatahtlike naabri poolt põhjustanud ülekohta ning palju muud kurja. Aga vaata, et oma rahvariidiki vääriliselt täis saab eestlane, need vähemalt kord aastas selge kohe. Aga see ei keegi kindlasti kohta, kindlastel on kõrt iga päev selges. Aga eestlane, see ammuk oma teksapüksud jalga ning see ju ka armastab neid põllumeeste ilpa, neid Ameerika põllumeeste ilpa, jah? Ja aga eks nende esivanemad, need nägid ikka rahvariide tegemisega kurja vaeva küll, jah? Aga see on ennast Eesti ärgasugu koha, sest et vaata, sa vaata ka kõige rangava näoga meie mürrakas, see näeb ju mulgi kuuega teaduse kaubanduslik välja, on nõnda, jah? Aga vaata Eesti naine, tema on niikuti ju üle jõlma oma jõulupoolest tuntud. Ning see jõlus kõrteb ju jõluse inimese veelgi ennetame, sul tõngus, jah? Eks mina ütlesin kohad juba ennem siin näed, et iga päev ikka ei pane eestlane seda rahvareed selga. No põlebti kõigi jaoks mugavad ning vaata mõnikord on veel lolliks ka tea, kui paneb omale vastad jalga, hakatakse või murruide tütreks või muidu hullikaseks pedama. Iga päev siis kantakse pärleid või mõnd sugust jõluasja rindas või mõdene see parem hullulõks. Aga vaata pidupäevas siis kasta kistakse seal kapist kõik väevi rahvuslikku välja. Totopitakse endal ning surutaks kogu suguvõsale selge. Aga see on siis, kui suurem pidu on. Külapidu või siis tantsu ning laulupidu või siukene tore festival nagu täna on ning jah, vaata siis küll. Ja kui kuras, ma ütlen, kui äärmiselt me ei ole Saksamaal elanud ja sündinud. Sa mõtle, kui oleks tulnud enna pidusse või lähed sinna tantsupidusse raudrüidega, killad ja kollad ja... Aga vaata, ma võtsin kindlust võtid kohasa. Me võtsin, et kui meie veel noored võtidega olime, küll me siis lõhkusime tantsu. Ja kuule, võtid, aga see polnud tulma. Kus te nüüd, seal on kogu nime. Tulge see, kuule näitame nendele, kuidas me veel ka tantsisime oma laal ning, jah. Kuule, sa tule mõtle kõnni mul siit rohkem. Oota, ossa, pane poiss nüüd kaota mängima, pane pildiga. Oota, meil jätta rütmi hoidja, hoidja kodis rütmiga.
No loodame, et Villel ikka väga hullusti nüüd ei läinud ja oma puusa terveks saab ja varsti jälle meile tantsib, eks ole. Nüüd aga palume siia tantsurühma Astra tantsuga pulmakokkade labajalg. Ja järgmisena palume lavale tantsuri Tarapita tantsuga Polga Karapil.
toome lavale Illuka kool tantsuga Siia laotan südame. Kelluke tantsuga Mulgi muudu.
Kuulake Jonni, mis tahab olla tõiste siin, kuuleb alla lada sõite, määrde peab jääme võit. Neiu ikki johtave, kuna hukki silmäve, aga tal ei passi nii, otsib oma taolisi, si peab rikas olene, kes tal kõlbab positee, et saab mitme kurmage, veime vakka vedene. Suured tänud. Olgu mis tahes kapriisid ilmal, aga lõppude lõpuks jõuab ka Pärnusse suvi ja Pärnust saab suve pealinn. No nii on see juba kaugetest tsaariaegadest olnud ja kuidas teisiti võikski, sest paljud eestlased sureksid ilma Pärnu ranna ja päikeseta just korpuuti. Ja loomulikult saabuvad siia igal suvel ka supersaksad. No kuidas teisiti saakski? Talla all sahiseb liig, tüünelt loksuv laine, kuursaal, Endla teater, Ammende villa, Koidula ja Uue kunsti muuseum, Pärnu promenaad. Ehk siis kõik see, mis võib ühe inimese õnnelikuks teha. Ja muidugi ka Raimond Valgre, kelle mälestuseks on meil Pärnus skulptuur ja mälestuspink. Roose kevad
varjas järve veed. Meeles veel on kuldne kuu ja õiehtes toomepuu ja huuled soojad paikamas suud. Aeg nüüd kiiresti läheb, möödub pealt talv ja kevad on käes. Ammu pole sind näinud, seda ei tea, kuhu sa jäid. On meeles mul meloodia, mis tollel õhtul laulsid sa. Kui seda kuulen, meenud mulle taas. Aeg nüüd kiiresti läheb, möödub pealt talv ja kevad on käes. Ammu pole sind näinud, seda ei tea, kuhu sa jäid. On meeles mul meloodia, mis tollel õhtul laulsid sa. Kui seda kuulen, meenud mulle, kui seda kuulen, meenud mulle, kui seda kuulen, meenud mulle taas. No küll oli ilus ja südamlik, õrn ja armas. Ja mulle tundub, et vähemalt siin minu nimekirjas enam ühtegi sellist tantsu ei olegi, mis siia nüüd lustilikult platsi peale veel kutsuda. Aga hea küll, iga tore asi saab ükskord otsa ja nüüd palume siis absoluutselt kõigil festivali osalejatel korraks tõusta püsti, paneme oma käed südame kohale. Just nii, südame kohale. Iga teekond algab esimesest sammust. Et täna juba 25. festivali aastasammul oleme, peame sügavalt kummardama ja tänama Urve Kilki ja Maie Tammemäed. Nemad on selle festivali esimese sammu tegijad, loojad ja ellukutsujad. Palume siia Urve ja Maie. Urve, Maie tuleb palun. Festivali me täname teid nii nende toredate juba toimunud pidude, elus hoitud tantsurõõmu kui ka tulevaste pidude eest, mis on sisse saanud oma toreda elujõu ja igakevadise igatsetud ootuse. Aitäh! Aga nüüd võite istuda. Me täname ka istudes. Ja me täname sind, hea tantsuõpetaja, tantsija, näitleja, laulja, pillimees, toetaja, abiline
ja palume korraldaja poolt südamest tulevat tänu vastu võtma selle eest, et olid osaduses meie tänase sisuka päeva loomises. Naisrühm Mailane, juhendaja Kristel Arro. Tantsurühm Palmikud, juhendaja Janne Kuuskla. Tantsurühm Omavahel, juhendaja Riin Undusk. Märkimisväärne ja meie luureandmed ütlevad seda, et nemad on festivalil juba 24. korda. Viimsi õpside segarühm, juhendaja Maido Saar. Nemadki on staažikad festivalil käijad 17. kord. Kanapäe keerutajad, juhendaja Tiina Ilves. Tantsurühm Virvering, juhendaja Egne Liivalaid ja on festivalil 15. korda. Tantsurühm Karumari, juhendaja Pille Pärs. Ja tantsurühm Kuppari, juhendaja Pille Pärs. Täname tantsurühm Kilingit, juhendaja Eve Sinijärv. Tantsurühm Maarja Kelluke, juhendaja Anu Musako, festivalil 15. korda. Tantsurühm Kuremari, juhendaja Kersti Smorodina. Tantsurühm Kelluke, juhendaja Maie Tammemäe. Teeme nüüd tugeva aplausi, sest meie luureandmed ütlevad seda, et tegemist on kollektiiviga, kes on osalenud tänaseks kõigi 25 õpetajate rahvatantsurühmade festivalil. Tantsurühm Kiripai, juhendaja Rita Veeremets. Üheksandat korda osales festivalil tantsurühm Astra, juhendaja Kätlin Erbe. Tantsurühm Tarapita, juhendaja Egne Liivalaid.
tantsurühm Illuka kool, juhendaja Kaja Kama. Ja nüüd me palume siia veel kord tantsurühma Kelluke juhendaja Maie Tammemäe. Sest täna saab täis aastaring, mil Pärnus Ristikeina tantsurühma poolt hoolega hoitud sümbolrekvisiit Reha antakse üle 26. õpetajate rahvatantsurühmade festivali ehk siis järgmise festivali korraldajale, kelleks saab olema kõige staažikam festivali osaleja ja kelle juurde ilmsesti kõik siin olijad tantsurühmad ka järgmisel kevadel oodatud on. Jõudu ja jätku uuel ringil! Vist peaks nüüd hääl tulema, aga minu hääl on ära, näete, ma olen nii kuri õpetaja, et hääl on ära karjutud. Aga see Reha on minu käes ja hetkel jookseb mu peast mõttest läbi, et miks meie rühm otsustas sellise rekvisiidi valida. Reha on ju kõige väärikam tööriist, kõik prahi tärisub välja, järgi jääb ilus moru. Teie hulgas täpselt samuti see ilus moru ongi see, mis see Reha siia kokku on riisunud, risu on jäänud kõrvale ja parim pala on siin saalis ja nüüd ma võtan ta siis uuesti vastu ja vaatame, mis edasi saab. Te kõik olete oodatud meile Viljandisse ilusasse linna, loodame, et kohtume. Aga avaldage arvamust, mis aastaajal te tahate tulla. Meil on Viljandi alati ilus. Ja mägedes on suvel lambad. Kevadel tahate tulla, jah? Väga hea, ootame kevadel. Aga mitte kooli vaheajal, ma saan aru. Ei, jah. No kena, valime siis ühe väga tähtsa päeva, aga aitäh teile ja jääme ootama, Viljandi jääb ootama, aitäh. Sõnad edastada siiski. Tänase päeva sõnalise osa ja lavastuspalade esitaja oli Häädemeeste huviteater, juhendaja Aire Koop. Pärnu ja Valgre, lauluviisid ja pillisaate tõid sulnilt teie meeltesse Eve Koppel, Jane ja Margus Murulank. Valsi eest ema ja poega Liina ja Remit, samuti noori heinalisi, Karmenit, Liisbeti ja Kidot.
et teie kuulmismeel kõik helid ja noodid puhtalt kätte saaks. Selle eest kandis ja kannab veelgi tänase õhtu eest hoolt helimees Kait Kallau. Oma kodused uksed ja ruumid avas lahkelt meile tänaseks peoks Pärnu Maikool. Täname Silja Kikerpilli ja tema tublit meeskonda. Tantsujalgade keerutamisel annab hoogu ja hoiab rütmi veel pika õhtu ansambel Palat nr 7, juhendaja Mati Vürst. Kindlasti on tänase päeva korraldusrühm Ristikein ja juhendaja Pille Avamets ära teeninud vaieldamatult ühe tugeva tänuklausli ja suure kummarduse. Täname rõõmu eest, mida siin üheskoos kogesime. Ja tule sinagi Pärnusse ja leia siit endal meri, päike ja tuul. See tänav, pink ja puu, kuhu sa just igal suvel ikka ja jälle tagasi tahad tulla. Ja see unistus sellest, mis ka kõige pimedamal ajal aitab sul helgemalt edasi elada. Ilusat kevade tulekut, rõõmsat tantsujalga ja ainult lust ja rõõmu. Aitäh!